Tere, mina olen Annika Urm ja räägin täna diabeedist. Mis siis saab, kui sinu lapsel on diabeet? Elu läheb edasi. Natuke tekib šokki ja natuke võib-olla sa ei saa seda aktsepteerida ja vastu võtta. Minu lapsel on see juba olnud 10 aastat ja esimesed 5 aastat ma ausalt öeldes ilmselt ei saanud aru ja eitasin väga palju selle olemasolu. Sest et ka arstid ütlesid mulle, et sööge täitsa tavaliselt, pange ainult insuliini peale ja kõik saab korda. Päris nii see ei ole. Tegelikult diabeet nõuab ikkagi täielikku toidulaua väljavahetamist, mis on tegelikult hea, sellepärast et oleme ausad, diabeetik sööbki tervislikult ja tegelikult kõikide inimeste toidulaud peaks olema selline, nagu see on diabeetiku toidulaud. Ja mis mind kõige rohkem hakkaski häirima, oligi see, et alati pidi lapsele ütlema, et sina ei või siit laua pealt mitte midagi võtta. See ei ole sulle, see ei ole sulle, see ei ole sulle, see ei ole sulle. Siis mõtlesin, et kuidas see ei ole normaalne. Et tegelikult ei tohi ka terved inimesed neid asju süüa. Ja siis minu muutus hakkasid toimuma siis, kui lapsele tekkis haavand jala peale. See on diabeeditüsistus. Ma olen lugenud ühte diplomitööd või bakalaureusetööd, kus kirjutati ka diabeedist, et iga järgnev 5 aasta tekivad rohkem tüsistusi, on tõenäoliselt tekivad tüsistused. Jah, mõnel neid ei teki, aga enamustel ikkagi tekivad need lõpuks. Ja mis need siis on? On siis neerukahjustused, peamised on neerukahjustused, nägemiskahjustused ja jalgade peal tekivad haavandid. Meil on siis tekkinud jala peal väike haavand, mida ainult saab kontrollida veresuhkru kontrolli all hoidmisega. See on kõige parem tulemus. Ja selle kõige hullem tagajärg on jala amputeerimine. Ma tegin ka ise uuringu, siis Inglismaal amputeeritakse diabeeditüsistuse tagajärjel jalgu 7500 tükki aastas ja Mehhikos 75 000. Et tegelikult on päris suur number. Ja oleme ausad, et ka meie lapse vanaisal on juba jalg amputeeritud diabeedi tulemusel. Temal ei olnud diabeet number 1, temal oli diabeet number 2. Ehk et minu tütre diabeet ei ole tulnud pärilikkusest. Et mina isiklikult arvan, et see oli võib-olla ka meie lahutuse tulemusel ja laps sai väikse närviopustuse ja oli isast väga eemal ja see mõjutas teda. Tegelikult oleks ma pidanud kohe alguses alustama väheste süsivesikutega toitumist ja mitte kuulama seda, et söö see 1 komm ja söö see 2 komm ja iga päev 1 komm ja pane insuliini peale. Tegelikult ega see komm võib-olla ei teegi midagi ja teinekord ju see päästab su elu, sellepärast et kui sul on veresuhkur liiga madal, siis see on juba ikka paradoks, et tegelikult suhkur ka päästab su elu. Aga ütleme niimoodi, et need suhkru kõikumised ja need teravad tipud on need, mis tekitavad närvikahjustusi. Et neid tuleks kindlasti vältida. Ja ütleme niimoodi, et kõige parem on ikkagi jälgida süsivesikute vaest dieeti, välja jätta kõik nisujahutooted, pasta, leib, sai, riis. Et need on nagu kindlasti ühed kõige rohkem kartul, mis tõstavad veresuhkrut. Neil on väga palju süsivesikuid. Ja ütleme niimoodi, et jah, ega ei juhtugi midagi, kui sa neid ka tegelikult sööd, on ju. Aga elu on üsna närviline ja laps käib koolis, tal on stress. Veresuhkru tõus on täpselt nagu vererõhu tõus, et pingeles olukorras ta tõuseb niisama. Olgu see avalik esinemine, olgu see kontrolltöö, võib-olla mingi ebamugav olukord. Ja see tuli välja niimoodi, et ta läks hommikul kodust normaalse veresuhkruga ja jõudis kooli. See veresuhkur tõusis. Algul arvasime, et ta sööb kodus valesti,
aga tegelikult oli see lihtsalt pingeline olukord ikkagi klassis. Ja tema enne toiduvahetundi käis kooliõe juures ja vaatasid, mis toiduks on, panid insuliini peale, sai rahulik minna toiduvahetundi, sest toiduvahetund on selline, mis muidu sa toidust ilma ja diabeetikul on väga oluline, et ta saab selle toidu kätte, eriti kui ta on veel selle insuliini peale pannud. Oluline siis diabeetiku toidulaud. Ma sain aru juba siis 5 aastat tagasi, et nii päris ei saa. Ja hakkasin otsima võimalusi, kuidas kogu pere saaks ühe õhtusöögi laua taga süüa kõiki toite. Kõik saavad süüa kõiki toite. Ja see oli väljakutse minu jaoks. Aga tänaseks me oleme seda saavutanud. Täna on kogu meie pere toidulaud selline, kus kõik võivad süüa kõike, ka diabeetik. Tegelikult laps, kellel on diabeet, päästab kogu teie perekonna, sest et tegelikult diabeetik sööb tervislikult ja ta muudab kogu teie pere toidulaua palju tervislikumaks. Võtame kas või jõulud. Hapukapsast teen ise steeviaga. Teen pohlamoosi, olgu see siis magustoidud, piparkoogid, kõik asjad. Ja tegelikult näiteks hapukurgid, tomatikastmed, leivad. Lõppkokkuvõttes on soolastes toitudes palju rohkem lisatud suhkruid ja süsivesikuid kui magusastoides. Magusastoides sa vähemalt tead, et see on magustoit. Ja see ei ole nagu peidetud. Aga soolastes toitudes on selle kohe eriti näha. Ja tänaseks me oleme nii kaugele jõudnud, et me kogu pere toitub tervislikult. Tänu Arabellile me jõudsime steeviani ja Filipiinidelt leidsime me Golden Stevia algselt. Tänaseks ma olen pool maailma läbi käinud kõikides Stevia tehastes, maailma suurimas Hiinas, ausalt öeldes on päris väga kvaliteetne. Siis Indoneesias, Indias, Bulgaarias. Täna tuleb meil steeviat üle maailma. Kõik nad on erineva maitsega. Golden Stevia on ka kõige skandaalsem. Meid on maha tehtud, materdatud igat pidi. Tänaseks me oleme 1000 kordi, ilmselt tänu nende skandaalile tõestanud, et me oleme parima maitsega, me oleme parima hinna ja kvaliteedi suhtega ja see ei tõsta diabeetiku veresuhkrut. Ja peale ühes on maltodekstriin sees, teine on täna meil inuliiniga, mis on prebiootikum. Ja selle maltodekstriiniga, miks ta ei tõsta veresuhkrut, on sellepärast, et sa kasutad seda ainult 1 gramm. Kui sa võtad nüüd 100 grammi toodet ja 1 gramm on steevia, siis tegelikult isegi 10 grammi ei tõsta sul veresuhkrut veel. Aga sa kasutad ainult 1 grammi ja see ei tõsta mitte mingil juhul veresuhkrut. Mitte ükski diabeetik, mitte üks ka pole seda öelnud. Kõik need, kes on skandaali korraldanud, pole ei arstid ega diabeetikud. Ja tegelikult tänu selle skandaalile me oleme tõesti 100 kordi tõestanud, et Golden Stevia ei tõsta veresuhkrut ja on parim, mis diabeetikuga võib juhtuda. On see, et ta saab süüa kõike, mis ta tegelikult hing ihaldab. Et tänaseks on meil olemas nii pavlova, tiramisu, moosid, jäätised, kõik asjad on täna võimalik teha steeviaga. Ja miks see on kasulik? See ei tõsta diabeetikul veresuhkrut. Ja tegelikult see on natuke mõistuse vastane, seoses kui esimest korda sa sööd tiramisu näiteks ja su veresuhkur ei tõuse, siis sa mõtled, issand jumal, kus ma elanud olen? Miks ma ennem seda pole teinud? Et selles mõttes see on nii fantastiline kuulata nende inimeste emotsiooni. Issand jumal, mu laps saab küpsis süüa. See on nagu nii tore. Ja siis, kui sa lähed nagu välja või sööd kuskilt poest ostetud asja, et meiega juhtus selline asi, et laps läheb sünnipäeval, saab lihtsalt kananagitsat. Ütled, ema, ma sain ainult kananagitsat. Tuli välja, et ta pani selle suhkrukastme sisse. Ja suhkur oli jälle 24. Et selles mõttes nagu ta läks, ja siis ta läks paar päeva tagasi läks poodi, ostis Caesari salatit ja veresuhkur tõusis üle 14. Roheline salat. Peal on kaste. Ilmselt on ta tärklisega, lisatud suhkruid, võib-olla veel sinna midagi. Et
ja need on need ohtlikud asjad diabeetikule. Meie seast lahkus alles hiljuti Karmen Kähre, kes oli ka minu lapse nõustaja. Meil oli puberteediga seoses eelmine aasta kriisiaeg ja ma palusin Karmenil temaga rääkida. Aga Karmen tunnistas mulle tegelikult ennem seda, et rahu tema hingele. Et kui oleks temale keegi rääkinud nendest tõsistest tüsistustest ja näidanud neid rohkem, oleks ka tema pingutanud oma toitumisega rohkem. Ta oli 8 aastat juba dialüüsis, neerudialüüs, ta oli ratastoolis, ta oli jalad allal, närvikahjustus. Sest et täna on diabeetikul üks jalad ja närvikahjustused üks kõige õrnem koht. Võivad tekkida jalgadele haavandid, mis kunagi ei parane. See saab kontrolli olla hoida ainult veresuhkru näiduga. See peab olema madal. Ideaalne on meil 7. Meil on ta kahjuks natuke kõrgem, seal 9 juures. Aga me proovime, et ta ei tõuseks üle 14. Igal ühel on erinev, ega meie laps, mina lihtsalt räägin oma kogemusest, see ei pruugi teil olla niimoodi. Ja ütleme niimoodi, et hoidke ja mõelge selle peale, algul ei juhtugi midagi. Aga kindlasti tervislik toidulaud, madalate süsivesikutega toidulaud aitab teid. Täna on meil Golden TV e-poes saada kõik jahud ja kiudained, mis on madalate süsivesikutega. Need sobivad nii keto toitujatele kui diabeetikutele, mis tähendab lihtsalt enam madalad süsivesikud, mis tõstab teie veresuhkrut minimaalselt. Et mina kasutan täna kõige rohkem mandlijahu, kuldsete linaseemnete jahu, kanepijahu, kõrvitsajahu, kõrvitsaseemnete jahu. Et selles mõttes ja kiudaineid. Ma ka paksendan kastmeid, olgu sees psülliumiga või siis kaerakiudainega või kartulikiudainega või xanatapummiga, et need ei tõsta veresuhkrut. Ja meil on väga palju retsepte goldenstv.ee/retseptid. Saate ise neid teha, jälgida, iga päev tuleb uusi retsepte ülesse, et muutke oma toidulaud tervislikumaks ja madalate kaloritega. See parandab nii teie elukvaliteeti, teie lapse elukvaliteeti, terve pere elukvaliteeti, teil on rohkem energiat, sest et kõikides nendes seemnetes ja jahudes ja madalates süsivesikutes tegelikult on rohkem vitamiine ja rohkem oomega happeid ja et see on tegelikult tervislikum. Ja loomulikult insuliini peab kasutama ja meie ka kasutame seda, sest mina tean ainult ühte inimest, kes ei kasuta insuliini, aga ta on ka reiki ja jooga õpetaja ja ta on tõesti nagu, ta on 47-aastane naine, ta on ema ja ta on 20 aastat olnud diabeet number 1. Aga kõik teised, isegi kui nad on madalate süsivesikutega, nad kindlasti kasutavad insuliini, seda loomulikult. Aga insuliin on ikkagi hormoon ja seda üleliia süstisest teie söögiisu kasvab ja laps sööbki rohkem. Kui teie lapsel on avastatud diabeet, siis elu läheb edasi. Jah, teil on algul kurb. Jah, te küsite, miks mina? Laps küsib 100 korda, miks mina? Ta tuli teie pere päästma. Sest oleme ausad, et kui inimene juba mõtleb, mida ta suhu pistab, mis seal toidu sees on, oleme me juba sammu kaugemal ja kõrgemal. Juba sammu edasi astunud. Aitäh ja olge terved!